Perekond Tamm Bahamadel puhkusel. Järelikult on see hea aeg teha nende kodus piiride inspektsioon. Ja. Tere, mina olen piirivalvur Urmas. Vanasti töötasin Eesti-Vene piiri peal, aga nüüd tänapäeval on meil õpetatud, et piirid ei ole enam ainult riikide vahel, vaid ka meie endi kodudes. Ja mina nüüd käingi üle vaatamas, kas lapsevanemad on suutnud neid piire korralikult seada ka. Õigus. Esimesena astun elamisse sisse, vaatan, inspekteerin, kas olukord on hea või halb. See siin ei ole tavaline majapidamine. Seejärel teen korrektuurid, lisan kommentaarid, abimaterjalid lastevanematele. Mänguasjad põrandal laiali. Privaatsus lastevanematel puudub. Ja siin on näha, et kõik on laste sõrmejälgi täis. Tähendab, et inimene on olnud siin 5 või rohkem tundi isegi arvutis, kuigi normid näevad ette 1 tunni. Üks teenus, mis ma pakun, on lastevanematele privaatsuse tagamine, sest et lapsed mängivad tänaval igal pool, neil ei ole kombed. Ja ma loon neile spetsiaalse mänguala, mis on täiesti adekvaatne nende vajadustele. Ja siis ka suudan piirid seada arvuti ekraanidele, et ka neid üle ei talitaks. Nii, viisakas töö jälle tehtud. Loodan, et nad jõuavad varsti koju tagasi. Kõik lapsed käituvad vahel valesti. See on normaalne. Laste aju areneb, nad ise alles kasvavad ja kohanevad siin maailmas, õpivad, kuidas siin maailmas asjad käivad. Ja see ei ole üldse lihtne. Mis asi on üldse piiride seadmine? See tähendab eelkõige õpetamist ja tagasiside andmist, milline käitumine sobib ja milline käitumine ei sobi. Ja terved piirid on laste üks põhilisi vajadusi, sest ilma piirideta on maailm nende jaoks ohtlik. Nad ju veel ei tea, kuidas siin asjad käivad. Tervetest piiridest kasvab hiljem välja ka laste ja hiljem täiskasvanute enesedistsipliin ja väga olulised sotsiaalsed oskused. Kuid väga tähtis on see, kuidas meie vanematena piire seame. Väga oluline on see, et piiride seadmine on lastele arusaadavas keeles, turvaline ja ka suhteid hoidev. Ja muidugi piiride seadmisel peab arvestama lapse arenguga, eaga ja siis vastavalt sellele ka kohandama oma lähenemist. Eelkõige, kõige tähtsam, tuleb luua lapsega hea turvaline suhe, et lapsel oleks üldse soov sinuga koostööd teha. Mängi temaga, räägi, pööra tähelepanu, kallista, et tema tähelepanu vajadus oleks rahuldatud ja et ta ei peaks otsima sinu tähelepanu halva käitumisega. Teiseks, anna lapsele võimalikult palju tagasisidet sobiva käitumise kohta, et ta teaks, mida temalt oodatakse ja et ta sooviks seda teha. Näiteks sa võid öelda, mulle nii väga meeldib, kui sa asju õigele kohale paned. Või, vau, sa juba hakkasid koristama, ma olen nii uhke sinu üle. Või ma olen tänulik sulle, et sa kuulasid minu sõna.
keerulisema käitumise puhul võib lisaks tunnustamisele lisada ka premeerimist. Kolmandaks, jagades lapsele korraldusi, püüa teha seda võimalikult kirjeldavad ja positiivselt, et laps teaks, mida ta peab tegema. Ära ütle talle seda, mida ta ei pea tegema. Näiteks ära jookse ära asemel võib öelda, palun kõnni minu kõrval. Ja kohe, kui laps seda teeb, siis tunnusta teda. Ütle, aitäh, et sa kõnnid minu kõrval. Neljandaks, mõelge peres läbi teie pere reeglid, mida kõik teavad ja mida kõik järgivad. Sellisel juhul on väga hea nendele viidata, kui selleks vajadus on. Näiteks võib öelda, et meie peres alati kinnitatakse autos turvavööd või meie sööme laua taga või me räägime omavahel rahulikult. Nii et kui laps eksib nende reeglite vastu, siis on hea viidata sellele. Meie peres räägime omavahel rahulikult. Ja väga tore on, kui reeglite väljatöötamisse on lapsed ka kaasatud. Et kui nemad saavad ka sõna sekka öelda. Väga vahva on ka koos lapsega neid reeglid joonistada ja panna kuhugi nähtavasse kohta. Ja kui laps siiski käitub halvasti, mida kõik lapsed vahel teevad, mis on normaalne, siis kui see käitumine ei ole ohtlik kellelegi, lapsele endale või teistele inimestele või esemetele, siis on täiesti okei sellele tähelepanu mitte pöörata. Ehk siis eirata ebasobivat käitumist. Sest tähelepanu pöörates me tegelikult kinnistame sellist käitumist. Ja laps õpib, et niimoodi ta saab tähelepanu. Millal hakata lastele üldse piire seadma? Sünnist saadik. Tunnustades, mängides, rääkides, koos olles, suunates, öeldes, mis sobib, mis ei sobi. Loomulikult me hakkame piire seadma lastele, neile midagi õpetama. Selles samas hetkest, kus nad siia maailma tulevad. Ja tavaliselt nendest kirjeldatud strateegiatest piisab väikelaste puhul selleks, et kutsuda esile võimalikult palju head, sobivat käitumist. Ja väga tähtis on olla muidugi nende strateegiatega järjepidev. Ja selle jaoks on vajalik lapse vanema enda ressurss. Et kui seda ressurssi ei ole, siis eelkõige tuleb hoolitseda enda eest. Ja selleks on väga olulised enesehool ja toimiv võrgustik.